Suur võrkpalli nädalavahetus Rõuges on kohe ootamas ees. Millised viimased muudatused on toimunud võistkonnas enne mänge, nädalavahetuse mänge Rõuges? No kindlasti kõigil Rõuge inimestel ja muidu võrkpallihuvilistel on võimalus näha sellel nädalavahetusel me taas Võru ees mängimas Karl Jaanit, kes siis on korduvalt juba klubi esindanud ka varasematel hooaegadel. Kes veel pole siin ennast kurssi viisunud, siis meie teiseks sidemängijaks on võistkonnas tulnud tagasi kui Bobby Pokker. Et meil on siin olnud küll palju vigastusi, aga nüüd need on meil siin 12 meest rivis ja igal juhul lähme andma lahingut nii TTÜ-le kui ka Kuldigale. Milliseid võimalusi näete TTÜ vastu ja milliseid võimalusi Kuldiga vastu, kelle vastu juba üks võit on võetud see hooaeg? No TTÜ on kõvas sõiduvees, siin 9 võitu järjest, nende mänguklass kindlasti kõrgem kui meil. Kuldiga no ikka tahaks võita, ainuke võistkond ja keda me oleme sel hooajal võitnud, et ikka oleme mõlemad mängu mängima ja mängima nii hästi, nagu me oskame, et noor leedukas Juhnevits on nüüd tagasi meil ja Karl ja nurgaosakonnas on veel seal nihutatud Kartsepp meil nurka mängima ja Timo Kuus, et on nagu vangerdamisvõimalust võrreldes siin kas või möödunud nädalavahetusega, kus oli meil ikkagi pink väga hõre, et Edgar Maier ka ikkagi loodetavasti on meil tagasi. Kogemust meil peaks nagu olema kindlasti rohkem, kui oli siin eelnevatel 2 nädalavahetusel. Siin nüüd siis Tartu ja Pärnu vastu ja aasta esimestes mängudes Riia ja Taugapilsi vastu. Viimased 2 mängu siin Pärnu ja Tartu vastu oli meie koosseis ikkagi pehmelt öeldes väga nooruke. Millist mõju võib avaldada selline väiksem saal, Rõuge saal, tavaliste suuremate saalide kõrval? No kui kellelegi mõjuda võib, siis on need ainult sidemängijad. Lööjatel pole vahe, kus nad seda palli, millises saalis nad seda palli sinna põrandasse löövad. Õnneks meil on 2 väga hea klassiga sidemängijad, Dimitro Kozlovski ja Bobby Pokker, nii et ma selles mõttes ei arva, et saal nagu kellelegi eelise annab või kellele nagu kedagi nagu häirib. Et selles mõttes on kõik võrdsed tingimustes, pall on ümmargune ja Mikasa, et selles mõttes ei ole kellelgi. Ei ole eelist ja ei tohiks nagu kedagi häirida see väiksem saal, et saal on saal. No. Palju edu mängudeks nädalavahetusel ja mis lõpetuseks öelda fännidele? Ärge kaotage usku, et Võru on jätkusuutlik ja et on meil siin olnud küll riburada pidi kaotusi, aga küll tulevad ka paremad ajad, nii et hoidkem positiivsust.